olen siin omaette mõelnud, et imelik, kui tahad 43-aastaselt teha elus mingisuguse muutuse, siis kutsutakse seda keskea kriisiks. Kui teed sama muutuse 25-selt või 30-selt, siis on täiesti normaalne elu etappene, inimene tahab midagi uut proovida. Aga kui teed 40-selt või 43-selt, nagu mina praegu olen, kohe saan 44, siis tuleb ühiskonnalt, sa oled mingisuguses keskea kriisis nüüd, et tule sealt ikka siis välja. Imelik suhtumine. No. See ei tule kõigi poolt, aga ma räägin nagu üleüldiselt. Kui ma 39-aastaselt ostsin endale elus esimese mootorrätte, erinevatel põhjustel see unistus kuidagi ei saanud teoks ja siis üks päev ma otsustasin, et ma teen need load ära ja teen selle ostu. Siis samamoodi isegi minu lähedased inimesed ütlesid, et sul on nüüd mingisugune keskea kriis või ma ei tea. Ma ei tea, miks sellel on selline negatiivne alatoon ja mind see millegipärast häirib. Ma olen otsustanud sellel aastal oma elu täiesti teistmoodi elada. Praegu mul on selline tunne, et ma olen oma kohustuste ja rutiini sõltuvuses või küüsis. Ütleks, et küüsis see kõlab paremini. Ja mul on aeg sealt välja tulla. Minu elul pealt vaadates ei olegi nagu midagi viga. Ma elan hetkel Norras väikeses mägimajas. Mul on normaalne töökoht. Kõik on justkui olemas, kõik on justkui hästi. Aga siiski sisemusest tahaks muutust. Sest päevast päeva elad. Täpselt nagu öeldakse, et kui sa saad teatud vanusesse, ütleme siis näiteks 25-30, sõltub kellel kust maalt tuleb. Mina võiks öelda, et minul oli 30 see, kust ma hakkasin oma veokivi tööga peale. Ja siis ma olengi elanud päevast päeva, ühte ja sama seda päeva põhimõtteliselt. Vahepeal olen üritanud sellest välja murda, aga siis ikkagi täpselt need kohustused, vastutustunne, arved on vaja maksta, laste eest hoolt kanda, töö eest tekivad kohustused. Ja oledki lõksus. Jälle läheb sama rutiin. Päevast päeva, nädalast nädalasse ja aastast aastasse. Ja nüüd olen ma sealmaal tegelikult, kus ma isegi ei tea, kust alustada. Pole õrna aimu ka, kust alustada. Ma ei tea, mida ma tahan enam, sest tegelikult eladki seda rutiin. Teen väikseid asju kas või ükskõik mida, mingi aja tagant, kas nädalas korra, 6 korra, ma proovin midagi täiesti uut. Midagi, mida ma pole ennem proovinud ja minule kõige kättesaadavam asi oli praegu, et ma võtsin otsuse vastu, et sellel aastal ma käin igal hommikul pallijalu väljas. Ükskõik mis ilm on. Selle kohta võiks väga palju rääkida selle pallijalu väljas käimise kasulikkusest. Aga lühidalt on see, et kui suvel käid, siis see maandab sinu keha. Maandus sinu kehal on väga hea, sellepärast et me oleme loodud tegelikult pallijalu käima. Aga nüüd käime kõik potased jalas, kingad jalas, suvel plätud jalas, mis iganes, aga peaasi, et maaga kokku ei puutuks ja mingit maandust ei saaks. Ja läbi selle on inimestel erinevad tervisehädad ja kaasa arvatud ka mina olen. Need vead oma elus teinud ja ei ole pööranud tähelepanu nii väikestele asjadele nagu maandus, et sa saaksid öösel normaalselt magada. Mis on olulisem, kui me arvata võiksime. Ja minu töö juures tihti see ei õnnestu. See on ka üks põhjustest, miks ma soovin muuta oma elu. Talvel käid jälle, talvel on külmaefekt. Külm asendab päikest. Kui sa suvel ärkad ülesse, käid väljas, saad päikesesoojust, päikesevalgust, siis talvel avab kehast täpselt samad asjad külm. Et sa saad asendada selle ja mõlemad on tervisele väga kasulikud. Ei tasu hommikul minnes kohe päikseprille ette panna ja peita ennast päikesevalguse eest.
no see jutt läheb natukene juba mujale. Ja minu jaoks oligi kõige lähem asi, mis ma sain teha, ongi see paljajalu väljas käimine. Nüüd ma olen seda juba teinud, täna on meil päris mitu päeva juba seda aastat. Ja tegelikult on ka nii välja kukkunud, et kui ma teen lühikesi väljas käike, näiteks lähen puukuuri, võtan puid, siis ma ka enam jalatseid jalga ei pane. Keset päeva samamoodi. Ma arvan, et see teeb ainult kasu. Ja tänu sellele tegelikult, et ma hakkasin nüüd paljajalu väljas käima, siis ma olen leidnud endale veel päris palju ideid, mida võiksin teha. Nendest ilmselt tulevastes videodes, mis ma plaanin teha. See YouTube'i kanal on ka üks minu, võiks öelda unistustest. Imelik öelda enne, mingi YouTube on unistus, aga nii on. Ma ütleks, et kuskil 15-16 aastat tagasi oli mul täpselt see sama idee. Aga ma ei teinud nagu mitte ühtegi sammu selle jaoks. Siis eelmine aasta ma isegi katsetasin ka seda, kuna ma teen iga aasta jaanuarikuus karnivoorlust, see on jälle omaette teema, siis ma katsetasin sellega, et ma tutvustan seda toitumist teistele inimestele. Aga kuidagi see ei kõnetanud mind üldse. Ma tegin neid videosid, aga polnud nagu päris see, mida ma oleks tahtnud teha. Aga täna on mul selline tunne, et minu mõtete jagamine, minu tegevuste jagamine võib mõnda teist inimest ka panna asju tegema. Ma jagan siin kanalil ennevaid mõtteid ja kui ma midagi huvitavat, enda arust huvitavat teen, siis ma jagan ka seda siin kanalil. Sellel on mitu tahku, sest ma tahan, et minust jääks jälg maha. Kui ma näiteks saan 20 aasta pärast vaadata ise, mida ma mõtlesin 43-44 aastaselt, seda on väga huvitav teada. Plus, kui mind siin maailmas ükskord ei ole, siis saavad minu lapsed või inimesed, kes on minust hoolinud, vaadata järgi, milliste mõtetega mina olin. Võib-olla minu lapselapsed. Ja see on minu jaoks päris tähtis. Aga nüüd läks natukene kurvaks see teema. Siinkohal tõmbangi otsad kokku. Mul on juba järgmine nädal uus plaan, mida ma teen ja sellest ma teen ka kindlasti video. Nii et vaatame järgmine nädal jälle, kus mu mõtted on.